Paljud küsimused seoses koroonaviirusega on veel vastuseta, kuid üks on kindel, et viirus on eluohtlik just vanemaealisele elanikkonnale. Riskigrupiks loetakse inimesi vanuses 60+. Tervise Arengu Instituudi vanemteaduri Kristi Rüütli sõnul on siin loogiline põhjendus olemas. Nimelt, mida vanemad me oleme, seda enam kulub meie keha ja langeb ka inimese immuunsüsteemi funktsioon. Vanusega kaasnevad tihti ka kroonilised haigused, mis nõrgestavad organismi veelgi ja kahjuks näitab ka praegune kogemus, et just eakamate inimeste seas on suremus koroonaviirusesse kõrgem. Mida vanemaks me saame, meie veresooned luppivad, meie süda ei tööta võib-olla enam nii hästi kui siis, kui me olime 20-aastased. Meie immuunsüsteemi funktsioon on langenud, võib-olla see rakuline immuunsus või siis ka antikehade tekke ei ole nii hea, nagu see oli noorena. On ka praeguseks teada, et mis need kaasuvad haigused võiksid olla siis, et mis soodustavad rohkem sellist fataalset lõppu? Need on meile kõigile tuntud, need on näiteks diabeet, kõrge vererõhutõbi, südamerütmi häired, kroonilised maksa- ja neeruhaigused, kroonilised vereloomehaigused ja kõik vähkkasvajad. Kuigi praegu on ühene soovitus kõigile püsida kodus, siis võiksid vanemaealised, juhul kui nad on terved, iga päev väljas jalutamas käia. Regulaarne füüsiline aktiivsus hoiab meie keha tegevuses ja tegelikult sellest on meile kasu. Kõige tähtsam on aga silmas pidada, et väldiksime kontakte teiste inimestega ja eriti just nendega, kellel on ülemiste hingamisteede haigused. Samuti on soovitav vältida näo puudutamist ja kindlasti mitte unustada seepi ja sooja vett.